Nutikas maailmas on raadio vaid ühe kliki kaugusel. Leia raadiovahe äpp Google Playst või App Store'ist. Te kuulete Raadio 2. Värske ja vaba. Reisisaade Reispass. Teejuhiks on Ivo Tšetõrkin. Tere, head Raadio 2 kuulajad! Aitäh, et olete selle tunni pühendanud Reispassile. Meie omalt poolt rullime teie ees taas lahti ühe tüki meie kaunist maamuna. Mina olen Ivo Tšetõrkin ning tänases saates rändame Bali saarele. Bali ei ole Eesti reisijatele ammu enam mingi Sannikovi maa. Sootsaid lennupakkumisi hakkab aeg-ajalt silma ning usun, et ehk on mõned meie kuulajadki oma varba sealkandis ookeani pistnud. Meie teejuhiks Bali saarel on Jesper Parve, hiljuti läbimüüdud ning juba ka kordustrükina ilmunud raamatu Minu Bali autor, kunagine profikorvpallur, tänane veebiajakirja Mees olen peatoimetaja ning ilmselt suur elukunstnik nagu me kõik, kes me mööda maakera ringi kondame. Tere, Jesper! Tere, Ivo, ja tere, kuulajad! Ma ei hakkaks liigselt gloobusel sõrme vedama, seda saame ka pärast eetriväliselt teha, aga ütle lihtsalt algatuseks mõne sõnaga, kus Bali saar asub, kui suur ta umbes on ja mis riigi lipp seal lehvib? Ma arvan, et üks aasta aega tagasi kindlasti paljud eestlased, kui kuulsid Bali saarelst, siis hakkasid otsima, et kus kohal see Bali riik asub ja mis ta selline on, aga tegelikult tõde on see, et Bali saar on üks väga väike saareke Indoneesia riigi saarestikus. Ta on küll väga-väga väike, kuid ta on Indoneesia riigi kõige suurem turismiatraktsioon. Suuruselt on ta umbes 2 saaremaad, aga rahvaarvult seal on 4 miljonit inimest elab. Nii et võite ise ette kujutada, et mis seal saare peal nagu toimub. Mulle meeldib mõelda, et ükskõik millisesse kohta reisimisel on sellest paigast vähe rohkem aimu saamiseks vaja järgida mitut olulist asja. Paljud neist on seotud reisimise viisiga ja see ei tähenda, et ma teeks a priori maha 5-tärni hotelle ja ülistaks vaid võrkkiigest nõgesepuhmas elamist, aga oluline on ka aeg ning eesmärk, miks mingisse kohta üldse minnakse. Ja sina ei läinud ka sellele saarele näiteks ainult surfama või snorgeldama ja sinu raamatust selgub, et sinu sinna minekus oli üksjagu isiklikku midagi enamat kui vaid lihtsalt minemise pärast. Kuidas sa sellele Balile sattusid? See on natukene pikem lugu, aga ma teen hästi kiiresti selle sissejuhatuse ära, et tegelikult esimest korda me sattusime sinna saarele koos elukaaslasega 5 aastat tagasi, kui me olime 1,5-aastasel maailmareisil. Et siis me olime lugenud selle saare kohta, me olime näinud muidugi Eat, Pray and Love filmi ja läksime ka siis oma nii-öelda Balit sinna otsima. Aga Bali on ka üks nendest kohtadest, reisisihtkohtadest maailmas, kus sa pead teadma väga hästi, kuhu sa lähed ja mis sa seal teed. Et see esimene kord, kui me seal kuskil 6 aega viibisime, siis me käisime omal käel neid kohti otsimas ja tagantjärele ma nüüd saan aru, et me ei saanud üldse aru, mis see Bali tegelikult on ja miks sinna uuesti minna. Me käisime läbi kõik Lonely Planeti soovitatud turistide lemmikkohad, elasime kõige suuremas Bali linnas ja alles selle 6 aja lõpupoole, mis me seal veetsime, et alles siis me jõudsime tegelikult nii-öelda sinna Bali südamesse. Aga siis me olime seal kuskil nädal aega ja siis oli aeg juba kahjuks edasi minna. Aga see koht jäi meile nagu nii südamesse ja me kuidagi kraapisime seda pealispinda ja me saime aru, et me tahame kunagi sinna veel tagasi minna. Siis teine kord, kuna mu üks väga-väga headest sõpradest elab Bali saarel Ubude linnakeses ja peab seal väikest võõrastemaja, siis ma läksin kaasa ühe turismigrupiga ja aitasin tal seal ühte reisi korraldada.
ja siis mu sõber tutvustas mind juba sügavuti selle Bali eluga ja näitas, et mis seal tegelikult on ja kuidas see saar päriselt hingab. Ja siis sellel sama reisil mul tekkiski arusaamine, et ma tahan siia tagasi tulla, ma tahan siia tuua oma elukaaslase uuesti, ma tahan tuua siia oma lapse ja ma tahan siin mõnda aega elada. Ja selle koha nimi on Ubud. Räägi natuke sellest Ubudi linnast, mille poolest ta siis sellest ülejäänud Bali saarest erineb? Ubudi linnake asub siis saare keskosas, et kuna kogu Bali saar on vulkaaniline saar, siis tähendab ka seda, et saare keskosas asuvad vanad vulkaanikraatrid, mis tähendab seda, et mida rohkem ookeani poolt saare keskosas liikuda, seda rohkem hakkab ka kõrgus merepinnast suuremaks minema. Ja kui Bali saarte ranna piirkondades on tõeliselt palav ja ta meenutab natukene sellist kõrbe, mõnes osas isegi natuke kõrbe, siis Ubudi linnakene asub juba nii kõrgel, et seal on väga viljakad mullad ja seal on tõeliselt lopsakas loodus, seal on õhk natukene jahedam ja olemine palju mõnusam. Nüüd Ubudi linnakese ajalugu tegelikult on selline, et seal linnakese ääres on tegelikult ristuvad kaks väga suurt Bali jõge ja sajandeid tagasi nende jõgede kallastelt tegelikult hakati korjama ravimtaimi. Ja tegelikult ubud Bali keeles siis ubad tähendabki tegelikult ravitsemist ja ravimtaime. Ja kuna seal oli tõeliselt viljakad mullad, et need ravimtaimed hakkaks kasvama, siis hakkasid sinna kogunema ka kõiksugu ravitsejad ja seal tekkisid templid, kus siis preestrid ravitsesid inimesi ja tegeleti päris palju nii hinge kui ka füüsiliste hädadega. Ja sellest ajast saadik ongi siis inimesed hakanud sinna ka kogunema ja nüüdseks juba üle maailma, et ennast ravida, hingehädasid, füüsilisi probleeme ja meie läksime ka sinna, sellepärast just, et nii-öelda natukene ennast puhastada sellisest läänemaailma elust. Sa läksid naise ja lapsega sinna? Jaa, et kolmas kord nüüd, kui me läksime sinna pikemaks, siis oli mu elukaaslane ja selleks ajaks oli mu laps 2 aasta ja 7 kuune vist. Ja kuidas teil siis alguses kindlasti ei läinud see asi kohe libedalt, see sisse sulandumine sinna? Jah, et kuidagi need filmid ja kõik need raamatust loetud asjad tundusid nagu palju ägedamad, kui tegelikult reaalsus oli, et me läksime sinna kuskil novembri alguses ja Eestis oli selleks ajaks, ma arvan, kas oli 5-7 kraadi sooja, sinna jõudsime, oli 35 kraadi, meie laps ei olnud kunagi nagu nii palavas kohas olnud, et see temperatuuride vahe juba mõjus päris raskelt ja lisaks nagu kõik muud probleemid, et palavus, nii-öelda elukaaslasega omavaheline suhtlemine, väike laps, uues kohas oma elu sättimine, et see esimesed 2-3 nädalat olid siuksed päris kriitilised, mingi hetk oli isegi tunne, et miks me üldse tulime siia, et võib-olla me peaks üldse tagasi minema. Aga seda spirituaalsust, mida sa mainisid, et sinna et erinevad inimesed on kokku kogunenud, et seda on ka sinu raamatus üksjagu, et sa kohtud seal erinevate gurudega, proovid erinevaid spirituaalseid praktikaid. Samas mulle jäi seda raamatut lugedes tunne, et sa ikkagi nagu päris sinna sesse maailma ära ei kadunud, aga räägime natuke nendest spirituaalsetest inimestest või nendest vooludest, mis seal Ubudis kokku on jooksnud. Ja, et miks nagu Balit üldse peetakse niisuguse väega saareks on see, et selle saare all ristuvad tegelikult kogu maailma läbivad sellised jõujooned ja tänu sellele siis öeldakse, et sellel saarel on väga raviv toime. Ja kuskil 70-ndast alatest, et siis hakkasid saabuma sinna nii-öelda esimesed hipid ja esimesed kunstnikud ka läänemaailmast, kes tulidki sinna nii-öelda seda energiat ja seda teistsugust elamist otsima. Sinna saarele siis mingiks ajaks nad jäid pidama
ja praeguseks ongi siis tekkinud nii-öelda selline, nad on kuidagi segunenud selle kohaliku usundiga, mis on siis Bali hinduism. Nad on just kuidagi sinna Ubudi linnakesse nagu sattunud ja sinna elama jäänud. Et on seal ravitsejaid, on seal jooga inimesi, seal on tervisliku toitumise spetsialiste, seal on kõik nii-öelda heas mõttes maailma hullud nagu kuidagi kokku sattunud, aga noh, eks seal on omad ohud ja omad asjad ka, et muud mured, et palju on ka niisugust võltsi ja välimist nii-öelda spirituaalsust, et mina nagu hakkasin, mul oli soov nagu väga-väga sügavuti nende asjadega minna, kuid mingi hetk, kui ma nagu seda pealispinda piisavalt palju ära koorisin, siis ma sain nagu aru, et võib-olla ma ikka nii sügavuti sinna spirituaalsusse minna ei tahagi, et seal on tänavatel isegi võib näha neid inimesi, kes on sinna nii-öelda liiga pikaks jäänud ja liiga heas mõttes nagu liiga sügavale läinud. Et noh, eks need äärmused ei ole kunagi head, aga ma arvan, et mina sain nagu sealt selle, mis ma läksin otsima ja kui ma leidsin selle, siis ma tulin sealt ära, et igaks juhuks vist peab mainima, et Indoneesia muidu on islamiusuline riik. Jaa, et see on päris huvitav, nagu et Indoneesia on ju väga-väga suur riik ja kogu ülejäänud riik on tegelikult islamiusku, aga Bali saar on siis kogu Indoneesia riigist ainuke, kus on teistsugune usk, mis on siis Bali hinduism, et see moodustub hinduismist, budismist ja Bali siis enda saare iidsest animismist, mis tähendab siis et nii-öelda loodususundist. Et see Bali hinduism on tegelikult mingis mõttes sarnane Eesti iidsele sellisele taarausundile või loodususundile, et usutakse meid ümbritsevatesse energiatesse ja et kõik on tegelikult nii-öelda loodus parandab ja selline kuidagi hästi palju meenutas sellist Eesti loodususku. Sinu raamatut lugedes on ka hästi tore nagu tähele panna, vähemalt mina panin tähele, et sa ei kao sellesse maailma nagu väga ära. Või sinu enda ridu tsiteerides, kui sa seal ühte sellist paljasjalgset ärimeest kirjeldad, et tema pilk ei ole nii ekslev ja udune kui enamikul Balil resideeruvatest välismaalastest, kes on natuke liiga kauaks spirituaalsesse maailma kinni jäänud. Et natuke jääb küll selline mulje, nagu sa ütled, et seal elab inimesi, kelle jalad enam maad ei puuduta, aga samas on neil ilmselt nagu sellised üsna õnnelikud näod peas, et ma ei tea, kas äkki paneme siin kohal selle Kevin Jamesi loo peale, mille sa kaasa tõid? Jaa, et see ma räägiks Kevin Jamesist natukene, et tema on siis nii-öelda seal Ubudi linnakese siukene spirituaalne, musikaalne siis heas mõttes nagu jumalus, et tema ümber on kogunenud oma fännid, kes siis mitu korda kuus kogunevad kontserditele, nad elavad kõik ühes kommuunis, nad järgivad oma nii-öelda mingeid mõtteid, et mingi hetk sai nendel kontsertil ka käidud, aga siiski sellist väga-väga ühist sammu nagu ma ei leidnud, et ma natukene ikkagi hoidsin sellist reaalsust, et kes soovib vaadata tegelikult nendel muusikavideod on väga-väga sellised heas mõttes humoorikad, et kes tahab näha, kuidas nagu need liiga kauaks jäänud sinna spirituaalse maailma kinni jäänud välismaalased välja näevad ja kuidas nad elavad, siis vaadake neid muusikavideosid. Ja selle loo nimi on Only One, esitaja on Kevin James ja YouTube'ist leiab selle Kevin James Heart Songs sellise nime järgi üles. See video tõesti, nagu sa ise ütlesid, andis õudselt hea mulje või ettekujutuse, millised need inimesed seal Balil on ja nad on sellised, või seal Ubudis, et nad on hästi õnnelike nägudega, aga paljud neist ei ole enam esimeses nooruses ja mul tuli täpselt niisugune mõte peale, et nad on nagu hästi õnnelikud. Ma ei ole kindel, kas ma ise tahaks, ma ei tea, siis näiteks 65-aastaselt seal niimoodi paljajalu kastuses hüpata ja hõisata. Aga igal juhul kuulame seda lugu, me ei mängi seda terves pikkuses ette, vaid umbes 4 minuti jooksul.
We are one being here, living as many. And with our heart and mind so free, how could we be anything but one? We are only one. We are only one. We are only one. We are we are the only one, 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 we are the Reispass on Paali saarel, me räägime juttu minu Paali autori Jesper Parvega ja ütlen siinkohal ka ära, et Petrone kirjastus on ühe raamatu heale kuulajale ka välja pannud, mille me loosime välja kõikide vahel, kes on nii head ja laigivad Reispassi Facebooki lehte, siis kui eeter lõpeb, me lihtsalt valime sealt kellegi hea inimese välja ja saadame talle ka vastava sisulise teate. Jesper, kui ma nüüd tahan Paalile minna, no ma ei tea, näiteks 3 nädalaks, mis mul selle aja jooksul sa soovitaksid seal ette võtta, ära teha, ära näha? No ma arvangi, et niisugune miinimumaeg sinna reisimiseks olekski 2 nädalat. Et alla selle natukene läheb, ma arvan, raskeks, et sellele vaibile seal pihta saada ja et kui sa alla 2 nädala lähed esimesed 3 päeva mõtled sa Eesti murede peale, siis lõpus viimased 3 päeva juba sellele, kuidas tagasi saada, et 2 nädalat oleks niisugune miinimumaeg, ja praegu sa, nagu see saate algus ütlesid ka, et tegelikult on väga häid lennupakkumisi, seal on elu on kindlasti odavam kui Eestis, aga ei tasu nüüd loota ka nagu sellele, et see on Aasia ja et seal on kõik asjad maksavad alla euro, et peaks arvestama umbes sellise nii-öelda Eesti igapäeva elu summadega, et ta on küll odavam, aga eks reisil läheb natukene rohkem raha. Paalile minna, no ma ütlengi, et selle saarel on kaks nägu. Et minu enda filosoofia reisimisel on alati see, et ma tahaks reisida teises nii-öelda vormis, kui ma elan nagu Eestis, et kõige rohkem ikkagi sa näed
ja tunnetad seda saart siis, kui sa reisid nii-öelda hipina ja seljakotiga, et ja kui just nagu heas mõttes sul ei ole palju raha, et kõige ägedama feelingu saad sa kindlasti saarel rolleriga ringi sõites, kuigi see on niisugune omal vastutusel tehtav asi, et kõik need lõhnad ja kõik need energiad ja kõik need hääled ja seda sa nagu autoga sõites seal ei saa. Tasuks ööbida niisugustes odavamates, aga just paalilikes, kas või kodumajutustes, elada perede juures, kui on võimalik, et selle jaoks on praegu olemas kõiksugu Airbnb-d ja asjad, et natukene uurida, teha see reisiplaneerimine endal natukene raskemaks, et need seiklused hakkavadki sellistes kohtades, kuhu tavaliselt nii-öelda paketireisidega ei satu. Kaasa ei tasu eriti midagi peale hambaharja ja passi võtta, et seal on ja sularaha ka, et seal on kõik olemas ja siin olen näinud, kuidas on läinud sõbrad reisidele 2-3 suure kohvriga teksapükse ja jopesid täis, et ei ole vaja mitte midagi kaasa võtta, et enamus inimesed ütlevad, et on lõpuks ainult 2 paari ujumispükst ja naised bikiinidega hakkama saanud, et ei tasu üle mõelda ja kindlasti ka mitte üle planeerida, et see on niisugune äge koht, kus nagu kõige kihvtimad asjad juhtuvad siis, kui liiga palju ei planeeri, et kui sa teed omale Tallinnas niisuguse 2-nädalase päeva pealt reisiplaani ära, et siis tavaliselt kipub ta teisel päeval hoopis vastupidiselt minema ja siis on paljud inimesed närvis ja pinges, et meeled avatud hoida on kindlasti iga sellise reisi nagu üks vaieldamatu eeldus, et reis õnnestuks. Me nüüd natuke rääkisime Ubudist ja seal elavatest spirituaalsetest inimestest, joogakeskustest ja millest kõigest, aga millised on Bali enda nii-öelda põliselanikud? Seda kutsutakse tegelikult naeratuste saareks, et ma olen ka reisinud maailmas mitmel pool ja elanud, aga ma ei ole nii õnnelikke inimesi näinud, et see on nagu, see ei ole klišee lause lihtsalt ja välja mõeldud, aga seal on tõesti, et ükstapuha millisele inimesele tänaval välja arvatud just saabunud sinna turistid on ju, otsa vaatad, et see inimene kindlasti naeratab sulle. Et ma ühe nõia käest kuulsin ka lugu, et ma küsisin, et miks need inimesed naeratavad, miks need õnnelikud on, et tegelikult on see, et Bali inimesed on hästi ebausklikud ja nad arvavad, et kui nad naeratavad võõrale inimesele, siis võõras inimene ei saa neid nii-öelda ära nõiduda. Aga see on niisugune legend. Aga miks, see kohalik inimene, kuigi tal peaaegu ei ole mitte midagi, et ka see elatustase on seal neil madal, nii-öelda meie mõttes neil ei ole midagi, aga tegelikult on neil olemas kõik, et neil on superkena loodus, neil on hästi lähedane selline perekonnaelu, neil on hästi kommuunielu, et hästi hoitakse kokku ja muidugi, mis nagu selle põhja paneb, on see, et nad usuvad karmasse, mis tähendab seda, et nii palju, kui sina teed head teistele, nii palju sa saad ka seda head endale tagasi, ja see ongi kogu nende nii-öelda õnnelikkuse alus. Sa nüüd mainisid ka paari sõnaga Bali kena loodust, et milline see Bali loodus on, mis seal täpsemalt näha saab? Kuna ta on vulkaaniline saar, siis kõrgused vahelduvad päris palju ja see, nagu ma ütlesin, et seal on kõik olemas, et seal on liivarannad, seal on nii-öelda täiesti kõrbetaolised osad, mida kõrgemale sa hakkad saare keskosasse minema, seda lopsakamaks läheb loodus, seda jahedamaks läheb ilm ja päris siis nii-öelda mäe tippudes on tegelikult vihma sajab kogu aeg on ja päris jahe. Aga et ma arvan, see Ubud on just niisuguses kõige õigemas vööndis, et see on hästi lopsakas loodus, seal on täitsa uskumatu, et ükstapuha, mida sa mulda paned, see läheb kohe kasvama, et minu elukaaslane pani meie hoovi, pani seemned mulda ja 2 päeva pärast oli juba selline 2-sendine roheline jupp sealt mullasest väljas, et see oli nagu, ma pole elus sellist asja näinud. Ja kõik need muidugi riisipõllud, mis siin on rajatud ja
džunglid, et see on just see Ubudi ümbrus, et seal ongi veel säilinud enamuses need nii-öelda traditsioonilised riisipõllud, mis on ka Bali üks suuremaid vaatamisväärsusi. Sa raamatus kirjutad ka mõningatest muredest, mis baalilastel on ja seonduvadki need paljud just nende samade riisipõldude ja nende nii-öelda mahamüümise ja läänelike väärtuste peale tulemisega, et räägi paari sõnaga äkki sellest ka. Et jah, et see turism ongi alati selline kahe otsaga asi, et kui turiste ei ole, on jama ja kui turiste on liiga palju, siis on nagu jama. Et Bali on väga-väga kiirelt nagu sinna poole liikumas, kus turiste on liiga palju, et see on nagu okei, et nad käivad seal turistikeskustes suuremates linnades ja kõik, aga just järjest rohkem ja rohkem hakkab see turism nagu sisemaa poole liikuma ja sellega kaasneb selline just selle päris Bali kadumine, mille pärast nagu turist tegelikult sinna tuleb. Et rikkad välismaalased, investorid välismaalt on hakanud hästi palju ehitama villasid ja see ongi just turistile majutamiseks on ju. Ja millegi pärast on just need villasid hakatud ehitama nende samade riisipõldude vahele, mis tähendab, et kogu nagu saare heaolu on nagu suure küsimärgi all. Sest ma räägin natukene sellest riisipõldudest ka natukene, et tegelikult kõik need riisipõllud on omavahel ühendatud, kõik saare riisipõllud, selle nimi on Subak, mis on veesüsteem. See tähendab seda, et ülevalt mägedest hakkavad, kus on järved vulkaanikraatritest ja sealt hakkab tulema vesi järjest saare allapoole ja ta läbib kõik riisipõllult saarel, et see on juba 1000 aastaid vana selline süsteem, mis on ka UNESCO kaitse all rajatud. Ja see tähendab, et ühelt riisipõllult voolab see kastmisvesi läbi, ta läheb järgmise põllu peale kuni alla mereni välja. Aga kui nüüd kuskilt vahelt keegi otsustab oma riisipõllu nii-öelda investoritele maha müüa, sinna rajatakse villa, see tähendab, et kuskilt kaob vahepealt see nii-öelda vooluvesi ära ja kogu see süsteem on ohus. Põllud hakkavad kuivama, kaovad ära kõiksugu viljakad, muda, sellised pinnased ja teiseks on ka veel see, et kui tulevad nüüd suured vihmaperioodide ajal, see tähendab seda, et vesi ei pääse loomulikult enam liikuma mööda nii-öelda seda ühtset süsteemi ja tekivad suured maanihked, mis pühivad ära autoteesid, neid samu villasid ja kõike, et see on niisugune päris ohtlik asi. Jah, see ongi see nii-öelda turismi paradoks, et ühtepidi me tahame maailma näha, teistpidi me otsime kogu aeg neid nii-öelda neitsilikke või puutumatuid kohti ja samal ajal tegelikult ju ka välismaalased oma selle kohalolekuga kahtlemata seda paika mõjutavad, aga mis võiksid olla need asjad siis, mida nii-öelda silmas pidada, mismoodi vastutustundlikult Balil reisida, kas on mõned põhimõtted, mida peaks järgima, näiteks kas või see sama, et siis mitte ööbida nendes riisipõldude vahele rajatud, ma ei tea, hiiglaslikes kuurortides või midagi sellist. See on niisugune kahe otsaga asi, ainult ikkagi, kui sa Eestist lähed Balile, ega sa ei taha kuskil kesklinnas ööbida, et pigem nagu võtta asja mõistusega, et eks seal Balil on teine suur probleem, näiteks prügi, on ju kõik kilekotid ja igasugune plastik, et nad on ajalooliselt, on nad alati Balil söödud, on ju banaanilehtede pealt ja kõigest, mis looduses hävineb, inimesed lihtsalt sõid ära ja visati loodusesse, see kadus ära ja oli nagu korras, aga plastiku saabumisega Bali inimesed nagu ei ole ümber õppinud, et nad ikkagi söövad sealt plastiktaldriku pealt või kilekotist oma asjad ja viskavad ikka samamoodi selle loodusesse, et kas see niisugune pisiasi, et katsuge vähem kasutada igasugust plastikut ja sellist jama, et või väiksed pisiasjad, kas näiteks Ubudis on enamustel söögikohtades on selline kiri väljas, et kui sul tõesti kõrt vaja ei ole, et siis nagu et kõrt tuleb eraldi küsida, et ära siis kasuta seda, et see on plastikust ja paljudes kohtades on juba näiteks ongi bambuskõrred või klaasist taaskasutatavad kõrred, et pisiasjad tegelikult loevad. Jaa, eks iga selline pisiasi aitab ja lõpuks hakkabki see muutumine ju meist endast peale.
sul tuleb raamatus ka üksjagu sellist elutervet reisifilosoofiat, et ka inimene peab muutuma, arenema, nii nagu loodus ja kultuur meie ümber kogu aeg muutuvad ja arenevad ja ma ise olen ka alati arvanud, et hea reis peab inimest muutma. Ja nagu sinu raamatust selgub, siis ka Bali on sind muutnud mitmes mõttes. Et jah, et meil on vist sellised, ma arvan, ühesugused filosoofiad natukene, et mida natukene alati muigama pannud, nagu need inimesed, kes tahavad hästi-hästi, tahaks reisile minna ja siis nagu reisile satutakse või kuskile, et hakatakse kohe looma enda ümber niisugust keskkonda, nagu oli kodus, et saaks ennast samamoodi tunda, et võib-olla see ongi niisugune teistmoodi inimesed, nagu, et minu jaoks nagu võib-olla reis, ma nagu ütleks rohkem alati, et ma tahaks minna seiklema. Ma pean midagi sealt kindlasti enda jaoks nagu uut õppima või uut saama ja seda saada, sa pead ennast panema natukene teise olukorda, kui sa oled siin Eestis olnud, et need on niisugused asjad, mis nagu mind erutavad. Balile, miks ma läksin, ma arvan, ma olingi siin nii-öelda liiga mugavasse ellu kinni jäänud siin Eestis, et meil oli heas mõttes, elasime niisugust mõnusat keskklassi elu, kõik oli korras, tundsin, et ma nagu ei arene kuskile, et ma ei ole kuskile enam edasi liikumas, et lihtsalt tuli jõuga nagu see mugavus ära murda, et muidugi oli agasid ja küsimusi palju, et kus me lähme väikse lapsega ja meil vanemad ja kõik pidasid meid täitsa hulludeks, et me viime 2,5-aastase lapse nüüd kuskile džunglisse madude ja igasuguste haiguste sekka, aga mida see nagu lapsele tegi, et see oli müstiline vaadata, et see kas või see 5-6 kuud, mis me seal olime, et laps arenes nagu uskumatult, et ta õppis meil seal ujuma, pluss see, et ta õppis rääkima, kõik igasugused mähkmed, kõik kadusid ära, et seda oli kõrvalt nagu isana jälle kihvt vaadata ja siis just muideks selle sama Kevin Jamesi seal kuskil kontserdil me ühe niisuguse pool crazy vanapapiga hakkasime rääkima nagu lastest ja siis ütleski, et tead, et miks see laps siin nagu nii areneb, on see, et kui te olete mul kodus Eestimaal, et seal on külm, pime, seal ei ole ühtegi häält, seal ei ole valgust, seal ei ole värve, seal ei ole lõhnasid, seal ei ole midagi, et lapse aju ka nii-öelda paneb stopi peale. Aga kui te tulete siia, siin on päike, siin on värvid, siin on džungel, siin on lõhnad, siin on hääled, siin on visuaalne kõik, et lapse aju saab nii palju impulsse, et areneb 2 korda kiiremini, kui ta teil talvel seal kodus areneks, et see oli nagu isana oli tõesti kihvt vaadata. Ja ma olen oma tänaseks 6-aastase tütrega ka paaril kaugemal reisil käinud ja ma saan ainult nõustuda, et see nagu, seda ongi nagu nii äge vaat, see nagu parem kui igasugune, ma ei tea, trenn, huviring või mingisugune kooli peatükk või mis iganes, kui sa näed, mismoodi su elu ümber nagu kõikidele lapsemeeltele ta ahmib seda nagu käsn endasse ja sa näed, mismoodi ta tuleb kas või juba mõne nädalaselt reisilt tuleb tagasi tegelikult teistsuguse inimesena ja vaatepunkti küsimus, et võiks ka öelda, et ma ei tea, et hullud, miks te lähte, et hullud, miks te ei tee seda, kui teil on võimalus, eks ole, et äkki mängime siinkohal nüüd ette selle Bali traditsioonilise loo, mis sa välja otsisid. Jah, et ma pikalt otsisin nagu sellist muusikat, mida saaks nagu pikemalt kuulata, aga Bali traditsiooniline muusika on jah, et seal kasutatakse hästi palju löökpille, flööti ja nad on hästi rütmilised ja seda muusikat tegelikult mängitakse hästi-hästi pikalt ja tal on selline mõnes mõttes transsi viiv omadus, aga ma arvan, et praegu niimoodi raadiost neid 25-minutilisi pikke lugusid, et neid on natukene raske kuulata, et lihtsalt natukene, et te saaksite aimu, et mismoodi seal seda muusikat tehakse ja kuidas ta mõjub. Jaa, ma pean sinuga nõustuma, et on selline muusika, mida nagu väga palju järjest kuulata ei saa. Samas on seal ikkagi selline, antud loos siis selline bambuse klõbin sees, millel on siuke oma rütm, et proovime siis vähemalt selle ühe loo peaaegu täispikkus ette mängida, et kui sellest esialgsest hullusest üle saab ja ikka nagu tähelepanelikult kuulama jääda, siis on minu meelest ikkagi väga tore.
Jesper, sa ei piirdu seal raamatus ainult klassikaliste vaatamisväärsuste vaatamisega ja ka täna võiksime rääkida nagu kõigest sellest, mida seal saarel kogeda saab. Ma igaks juhuks veel tuletan meelde kõigile kuulajatele, et Jesper Parve raamatu Minu Paali võib teist igaüks koos autori pühendusega saada, kui hakkate meie sõbraks, ehk siis Reispassi sõbraks Facebookis. Me rääkisime siin nüüd selle eelmise loo ajal natuke nendest Kili saartest, et räägi, mis saared need on, kuidas sinna saab ja mida põnevat seal teha saab? No Kili saared on jah, kuidagi mingis mõttes nagu niisugune väike osa Paalist, et nad asuvad küll kuskil 1,5 tunnise paadisõidu kaugusel, aga need on kindlasti külastamist väärt kohad, et kõik eestlased, kes sinna on läinud ka niimoodi 2-3 nädalaks, on ka seal ära käinud, et üks põhjustest kindlasti on see, et kuna Paali on, ma enne olen maininud, vulkaaniline saar, siis kõik eestlased, kes ootavad sealt eest nagu siukseid kuldsete liivadega ja palmidega paradiisirandasid, et kahjuks peab natuke kurvastama, et neid on, aga need on väga peidus, sinna on raske saada ja need on siukest ainult kohalikud teavad, siuksed väiksed salakohad, et enamus on ikkagi seal, kas on siis musta liivaga sellised vulkaanilised rannad või siis on, ütleme kollase liivaga, et ja ka väga paljud rannad, ütleme kas või pealine Kuta rand on niisugune, mis pidi olema maailma kõige reostatum rand, et see on, seal on ka väga palju selliseid koledaid mustasid randasid, kus on kilekotid ujuvad vees ja aga kui te tahate täiesti niisugust mõnusat valgete liivadega paradiisiranda, siis soovitan teil kindlasti Kili saartele sõita. Et see ei maksa seal üldse palju ja see sõit ise on äge, et seal Kilil on siis 3 saart, kõige väiksem nendest on Kili Meeno, kuhu eriti mõtet ei ole minna, kuna seal veel mitte midagi ei ole, et vist on ainult üks väike kilpkonna kasvandus, et siis on Kili Travangan, mis on kõige suurem nendest, mis on suur peosaar, kuhu siis saabuvad kõik noored tegema igasuguseid asju, mida siis nii-öelda põhisaarel ei saa teha, et pidutsema, igasuguseid muid asju tegema ja kõige sellisem mõnusam ja chillim on siis Kili Air, kus on rahulikum, kus on perega väga mõnus olla ja kus on siis väikesed bangalood, sa saad ööbida nii-öelda otse rannas ja see on ka hinnaklassi poolest on siis odavam kui on Paali, et ma soovitan kindlasti kõigil seal ka ära käia.
sa mainisid, noored käivad seal igasuguseid asju tegemas, mida sa täpsemalt silmas pead? Noh, teades ikkagi sellist Aasia biokultuuri ja kõik, et Kilitravanganil on näiteks, ma ise küll seal ei käinud, aga mu hea sõber, kes Balil elab, on seal mitu korda käinud ja rääkinud, et seal pidutsemise juurde käib kindlasti on ju alkohol, igasugused narkootikumid, noh, seal on kõik olemas, mis on olemas Bangkoki kesklinnas, et mis pidi olema isegi, et paljudes baarides on niimoodi, et nagu on alkoholi menüü, et seal on näiteks pakutakse on narkootikumide menüü, et sa istud maha, sulle pannakse menüü ette, et mida soovid, et palun. Et see on nagu selle tõttu, et politsei sinna väga tihti saarele ei jõua ja kui ta isegi on tulemas, siis on, kõik on ette teada ja siis koristatakse saar, lihtsalt tehakse puhtaks jälle ja kuni järgmise korrani, et see on niisugune noh, noorte inimeste peo ja igasuguste muud asjade koht. Aga see koht, kus sina käisid, see saar, kas ta oli siis nüüd see Kili-Air, just, et raamatus kirjeldad sa väga värvikalt ühte sellist seenekogemust. Jaa, et üks põhjus, nagu ma ütlesin, et miks ma Balile läksin, et ma tahtsin astuda välja nagu sellest elust, mis ma siin elasin ja saada mingisugust sügavamat sellist spirituaalset kogemust ja puhastamist ja näha nagu natukene teistmoodi ja teiste energiatega nagu oma elu kõrvalt, et ma olen ise muidugi seda teemat Eestis uurinud, lugenud palju ja Balil ja just sealt Kili-Airil on siis nagu selline võimalus, et kes soovib, siis saab kogeda sellist seente, kuidas ma ütlen, kas trippi või pigem on ta selline spirituaalne kogemus, et ta ei ole selline, ta ei ole seal keelatud, aga samas ta ei ole nagu ka täiesti lubatud, et aga noh, neid nii-öelda seenekokteili müüakse täitsa avalikult kõikides rannaäärsetes bangalotes, et seda saab täitsa avalikult sealt osta, aga kindlasti, mis on nüüd number 1 asi selle juures, on see, et sul peab olema kaasas nii-öelda õpetaja või juhendaja, kes oskab nende asjadega ümber käia, kes oskab sind juhendada ja kes oskab nagu selle asja spirituaalse ja õpetliku poole välja tuua, et minul endal oli ka õpetaja seal kaasas. Me siis tegime nii-öelda tripiks siis, et me tegime 2 korda, proovisime 2 õhtul neid seenekokteile, et need 2 väga erinevat kogemust. Esimene oli lihtsalt selline lõbus, tore, naersime palju, et midagi sellest nagu niisugust õpetlikku ma ei saanud, aga teine õhtu oli siis, kuna meil oli kaasas õpetaja, kes seda kõike juhendas, siis oli niisugune rohkem endasse süübiv ja natuke sügavam, et alustuseks ma võin kohe öelda, et nagu sellel õhtul mul ei ole elu sees olnud olla nii paha, nagu mul oli. Et ma oksendasin palju, ma olin näost lilla, ma istusin rannal, aga kõik see nagu õpetajate sõnade kohaselt, nagu ma ise hiljem aru sain, on lihtsalt see, et need asjad kõik, need pahad asjad tulevad su seest välja ja need nägemused, nagu mis ma seal nägin või kuhu mu nagu mõte rändas, et ma ei ole siukustesse kohtadesse nagu varem ise sattunud. Ja selle õpetaja juhendamisel nagu ma õppisin enda kohta päris palju ja oma elu kohta, et ta oli nagu väga-väga ühelt poolt väga raske kogemus, et kes tahab nagu seal seda proovida, et ta peab väga selleks valmis olema ja väga kindlasti nagu inimesed kõrval olema, kes oskavad nagu seda kõike juhendada, et ta oli väga-väga raske, aga samas nagu väga-väga õpetlik, et see 5-6 tundi, mis see kõik kestis, et mul oli nagu paar nädalat pärast nagu seda üle mõelda. Et see on niisugune 2 otsaga asi täpselt. Ja, eks sellised asjad ongi, ega üks peab natukene juurde uurima, natuke juurde lugema ja ise valmis olema, kui ta tahab sellist asja teha. Ma siis küsin korra selle seaduse poole kohta ka, kui sa korra mainisid. Mitmes kohas ka raamatus räägid sa seaduste karmistumisest, et varsti ei pruugi enam olla üldse nii, nagu
nagu siis, kui sa asjal käisid või raamatu kirjutamise ajal, et kas sa tead, kas tänaseks on režiim ja võim juba midagi rohkemat ette võtnud nende kõigi nii-öelda, nende hipide kiusamiseks ka, et ma kuulsin, et kuni selleni välja, et varsti peab ametlikult abielus olema, et üldse saada kuskil ööbida ametlikult, et patune paar pannakse nii-öelda kohe vangi. Noh, alustuseks on muidugi see, et Indoneesia ja Palisaar kaasa arvatud, et see on üks maailma enim korrumpeerunud riike, mis tähendab, et raha eest saab kõike, aga samas see tähendab ka seda, et ei ole mitte mingisugust kindlust sul mingite asjadega. Ja kuna seal on nii, et päris tihti vahetuvad võimumehed just nii-öelda maakondade valitsejad või kuidas neid nimetatakse, siis alati, kui tuleb uus, kuidas neid nimetatakse, kindraliteks seal või juhtideks, et kui tuleb uus mees, siis ta hakkab hästi kohe esimesel paaril kuul oma võimu näitama, mis tähendab seda, et tulevad väga-väga karmid seadused, lubatakse ellu viia, lubatakse kõik ära muuta, aga kõik see jutt ja see vaibub niimoodi poole aastaga, et kohalikud nii-öelda inimesed, välismaalast, kes on seal elanud, kõik teavad juba seda, et nad ongi, et kui tuleb uus nii-öelda kuberner või kindral, siis nad lähevad 2-3 kuuks, lähevad kuskile, kas lähevad Austraaliasse või lähevad lihtsalt ära, sest nad teavad, et seal hakatakse välismaalasi kiusama ja see elu on päris raske, aga kui nad tulevad tagasi mingi aja pärast, siis on ikka tavapaalielu tagasi, et väga tõsiselt nagu neid asju seal ei saa võtta ja üleüldse kogu need seadusandlus ja kõik on seal nagu nii segane, et sellest ei olegi mõtet väga süübida. Tuleme nüüd otsapidi natukene Baalilt Eestisse tagasi, et sinu enda lahkumine sealt, et elama sa sinna siiski ei tahtnud jääda, sa said ühel hetkel aru, et ikkagi mõnus on ka koju tagasi tulla. Jah, et see saar, nagu ma ütlesin ennem, et on hästi võimsate energiatega, et mis öeldakse, on see, et kui inimene sinna satub, et siis ta hakkab peeglist nägema nagu tegelikult tõelist ennast. Et paljudele see, mis sealt peeglist vastu vaatab, neile meeldib, nemad jäävad sinna kauemaks kui paar nädalat. Mõni inimene, kes sealt peeglist see, mis vastu paistab, ei ole nii hea, nad tulevad tagasi, ütlevad, et see saar oli vastik, mulle ei meeldinud seal. Et ta on niisugune hästi puhastav ja hästi ausaks tegev. Me läksime oma nii-öelda puhastamist ja seiklust sinna otsima ja mingi hetk, kui me tundsime, et me saime selle kätte, siis oli aeg lahkuda. Et kui sinna liiga kauaks jääda, siis hakkab see kogu see asi nagu vastupidi kerima sind, et üle nagu nii-öelda võlli, et ta hakkab pigem nagu negatiivselt töötama, aga sa ise tunnetad selle väga hästi ära. Et meil oli täpselt see 5-6 kuud oli paras aeg ja siis me tulimegi perega tagasi. Väga lahedalt sul raamatus mul on meeles üks sõber sulle kirjutas või kui sina ütlesid talle, et mul on sama särk juba 2 nädalat seljas, siis tema kirjutas vastu, et kuule, aga mul on 2 nädalat juba sama päev. et minu meelest see on nagu väga toredasti öeldud, et nii peaks kõik mõtlema, et kui sul ikka pikka aega tundub, et Groundhog Day kestab, et siis tuleb midagi ette võtta. Ma küsin sinu käest ka, mida sa Eestis teed peale selle, et siin on võimalus sul iga päev särki vahetada? Et see oli kuidagi tore jah, et see Baali nagu pani, ma alles nüüd nagu hakkan mõistma seda, et sellest oli aasta möödas tagasi tuleks, et pani nii palju nagu seemneid minu tulevikuks mulda, aga nendest ma ütlengi, et ma hakkan alles nüüd praegu aru saama, et peamine, mis sealt kasvas välja, ongi nüüd nii-öelda see veebiajakiri, mida ma siin koos paari väga kihvti inimesega veame, et selle nimi on meesolen.ee, et inspireerituna nagu nii-öelda minu enda sellest teekonnast ja sellest, et kui ma tulin Baalilt tagasi eelmine kevad, siis kogu eelmise suve ma tegin Eestis päris palju tööd koos oma võileiva kohviga ja street foodi alal ja sügiseks eelmine aasta ma olin tegelikult täpselt samas kohas tagasi, kus ma olin enne Baalile minekut. Ja see oli ainult 4 või 5 kuuga. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et miks see niimoodi on, et kas on see Eesti ühiskond, kas on see nii-öelda meie keskkond või on see asi nagu minus, et miks see nagu nii kiirelt käib ja ma tundsin ennast tõeliselt ka nagu vanana ja väsinuna. Ja nagu teada on, et Eesti meestel on probleemid, on ju nii-öelda selle tervisega ja miks me sureme 15 või 10 aastat varem ära kui naised ja miks me elame oma elu lõpud kõik haigena, et
just see kontrast nagu selle Bali elu ja Eesti elu vahel ja siis ma hakkasin uurima seda ja selle kohta nii-öelda blogi pidama ja olen käinud rääkimas psühholoogidega ja terapeutidega ja enda kallal palju tööd teinud, et miks on nii, et Eesti mees on natukene niisugune väsinud ja kuri ja miks silm nagu nii tihti jäi sära, et see oligi tänu sellele Balile, et see, just see kontrast nagu. Aga mida sa siis, ka siis mehena oled sellest Balil käigust või üldse reisimisest õppinud? Ma arvan, et kõige suurem õppetund oligi see, et tegelikult kõik elus on pidevas liikumises, et mitte midagi ei ole päriselt jäävat, püsivat, et nii nagu looduses vahepeal tuleb talv, talvele järgneb kevad, tuleb suvi, samamoodi on tegelikult ka elus, et on häid hetki, halbu hetki, kui on häid hetki, et naudi neid täiega, sest varsti läheb nagunii natukene halvemaks. Kui on natukene halvem või on väga sitt, siis ära muretse, varsti läheb jälle heaks, et tegelikult on nagu kõik okei. Ma räägin ühe lohu veel kiirelt ära, et tegelikult kogu see elus liikumise lugu on, ma sain selle kinnitust nagu Balil ka, mis, kui me Balile sattusime esimest korda, siis me märkasime igal pool nii majadel kui templitel, linnas, igal pool svastikamärke, et inimesed, kes ei tea, et arvavad, et see on nii-öelda kurjuse märk, mida Hitler kunagi kasutas oma lipul, aga hinduismi svastika, ta on hästi sarnane, aga tema ristide otsad on teistpidi, mis tähendab, et ta on nii-öelda avatud haakrist. Ja tegelikult see märk nagu tähendab ka seda, et kõik on looduses pidevas liikumises, et ei ole paigal seisu ja Bali elu õpetas nagu samamoodi mulle kõike seda, et lihtsalt go with the flow ja naudi sõitu. Selle mõttega on mõnus lõpetada. Aitäh, Jesper, selle jutuajamise eest. Nagu lubatud, loosime kohe pärast eetrit kõikide Reispassi Facebooki jälgijate hulgast huupi välja ühe õnneliku, kes saab endale Jesperi pühendusega raamatu Minu Bali oma väeotsingul. Nii et pange ennast lahkesti kirja, tasu ei ole ja igaühe võiduvõimalus on kindlasti suurem kui 0. Ning loomulikult saab seda raamatut ka kõikidest raamatupoodidest. Bali saar turritab samuti merest veel siiani välja ning kindlasti tasub sinna minna varsti. Lõpulooks kaevasin välja tüki Ron Fricke 92. aasta suurepärasest filmist Baraka. See lõik näitab Bali kuulsat meeste tantsu, laulu ja transirituaali Ketšak, nii umbes 150 mehe esituses. Mina olen Ivo Tšetõrkin, Balil elas Jesper Parve, raadio on 2 ja saade on Reispass. Aitäh kuulamast ja tšau!